Tšau! Lisasin Instagrami ka pildi sellest, kuidas me Leksiga käisime Nõmmel metsas jalutamas ja me jalutamisel nägime ülipalju, kuidas mingisugused täiesti hullud inimesed oli visanud igale poole nagu põõsaste ja värkide alla prügi, alates siis auto mingitest rehvidest ja auto osadest kuni suurte külmkappideni ja muude tehnikani välja, et okei, et ma olen kuulnud, et see nagu maksab raha ja need rehvid ja nii edasi ja ohtlike jäätmete äraviimine, aga ma ei tea, vii sa oma mingi vanaema, ma ei tea, aeda või kuhugi. Et aga miks sa selle viid, ma ei tea, miks sa viid selle nagu metsa alla, et noh, selles mõttes, et vii oma vanaema aeda, et siis vähemalt su vanaema nagu näeb, mida sa teed ja, või vii enda aeda, ilmselt sul ei olegi aeda, eks ole. Et ma ei tea, sure ära oma mingisuguse vana külmkapi otsa. Mis sellel inimesel peas toimub, kes viib selle loodusesse? Ja selleks peab fucking palju vaeva nägema, sest et seal lähedal näiteks ei olegi nagu võimalust, kus me nägime, ei ole paljudes kohtades ei olegi võimalust, et autoga nagu ligi saada. Et mis, ma ei tea, selleks on vaja mingisugust kuute jõutõstjat, eks ole, et neid suuri osi sinna vedada, et kuidas inimene nii palju nagu sellega vaeva näeb, see võtab kõik aega ja nii edasi. Ma ei tea, ma ei tea, tee mingisugust lisaotsa või tee mingit tööd ja maksa see raha ära. Et ma ei saa aru, kuidas mõned inimesed ei tunne ennast kuidas nad suudavad seda nagu kahju teha, et minu jaoks on loodus püha, näiteks minu jaoks. Ja see on lihtsalt vastik ja rõve. Ja mina näiteks ei tunne ühtegi inimest, kes on midagi sellist teinud või ma hullult tahaksin teada, millised need inimesed üldse on, kes sellist asja teevad. Hullult tahaks teada, äkki teie teate mõnda sellist. Minu jaoks lihtsalt täiesti nagu mõistmatu. Saan aru, et inimesed teevad igasuguseid asju, ma ei tea, ostad salasuitsu värki, aga noh, see nagu ei tee otseselt kellelegi liiga, aga miks tassida, miks näha vaeva, et tassida loodusesse niimoodi prügi ja asju? Ma ei tea, sürri natuke ei ole või? Olgu, selge, sihuke sõnum, eks. Tšau!